Nii, aga alustame nüüd täna siis ühe väga ajaloolise sündmusega. Meil võttis aega siin koguduses üle 10 aasta natukene, aga 10 aastat Jumala silmis ei ole mitte midagi. Et nüüd me oleme saanud piiblitundidega alustatud ja mul on väga hea meel, et teid on rohke arvuliselt kohal täna, et palju ruumi enam ei olegi. Siis me peame juba muutma oma seda konteksti ja kokku pressima, aga tänu Jumalale, tulge ikka, järgmine kord ka. Nii et ma usun, et see saab olema hea piiblitund, see saab olema üks hea aeg, kus me tuleme ja uurime piiblit, et tavaliselt, kui meil on koosolekud, siis me peame kuidagi kiiresti seda tegema ja meil on oma kava ja kiire ja nii, et aga täna me tahame siis, kui me piiblitunde teeme, me tahame uurida piiblit sügavamalt. Me tahame minna nagu sügaval nende teemade sisse. Ja mul on väga pikka aega olnud südames, nagu ma olen seda kuidagi tahtnud tuua esile, aga teate, pühapäev on ikka selline, et see on nagu selline kiire ja läheb mööda ja nii. Et võtta ühe sellise väga minule ühe kõige, kuidas öelda, südame lähedasema teeme piiblist ja see on Taanieli raamat. Ja Taanieli raamatut ma olen lugenud palju, uurinud palju ja jälle olen seda lugenud ja uurinud. Ja ikka ja jälle kuidagi nagu ma jõuan tagasi sinna. Ja ma usun, et see põhjus on ka selles, et Taanieli raamat on üks väga eriline raamat piiblis. See on väga prohvetlik raamat. Aga samas ta on ka väga selline raamat, kus me saame nagu õppida nendest meestest ja rakendada seda oma ellu. Ja täna me tahame teha mõlemit. Õieti täna ma usun, me teeme sissejuhatuse. Teeme pika sissejuhatuse. Ma ei tea, kas see nüüd läheb meil tund aega või mitte, aga me teeme sissejuhatuse täna ja me alustame kuskilt otsast selle Taanieli raamatuga ja kui sul on piibel kaasas, siis tee see muidugi lahti Taanieli raamatust, kus mujalt. Ja ma siis täna ütlen sulle, need kavad ka, mis te saite, või need paberid õieti, need võite te pidada omale ja siin on toodud välja ka selline nagu väga lühidalt mõned väga huvitavad asjad Taanieli raamatust. Siin on peatükkide kaupa toodud välja, mis teema, millest seal räägib lühidalt, eks ole. See on muidugi väga lühidalt. Siis on veel järgmisest tulbas selline kokkuvõte ja mis on kõige huvitavam asi, see on, miks on Taanieli raamat üks ainulaadne raamat piiblis, on see, et see on kirjutatud 2 keeles. Meil on see täna 1 keeles. Ja teate, mis on kõige huvitavam, kui sa vaatad seda kõige alumist rida siin selles, siis Taaniel, kui ta hakkas kirjutama oma raamatut, ta hakkas kirjutama seda heebrea keeles. Ma ei tea, kas sa oled ka vahest teinud midagi sellist. Et teie, kes te oskate väga hästi näiteks 2 keelt, eks ole, hakkad kirjutama ühte asja 1 keeles ja siis ühtäkki keset lauset hakkad kirjutama teises keeles. Ma ei tea, kas ma tean, et noored kirjutavad Facebookis vahest midagi sellist, et tahad, et terve maailm ka teaks, et eesti keeles ei saa aru võib-olla keegi sealt komist või kuskilt Ameerikast, eks ole. Tahad, et kõik saaks teada, siis äkki hakkad kirjutama teises keeles. Või meil tehakse tavaliselt nii, et kirjutatakse üks lause siis eesti keeles ja see tõlgitakse siis mitme keelde. Meie teeme tavaliselt asju 3 keeles ja peaks tegema 4 keeles. Aga Taanieli raamat on just huvitav, et kui Taaniel hakkas kirjutama oma raamatut, siis ta hakkas kirjutama heebrea keeles. Aga ühtäkki, ja see on kõige kihvtim, et teise peatüki 4. salmi keskelt ta äkki muutis ja hakkas kirjutama aramea keeles. Nüüd aramea keel on väga huvitav keel. Tänapäeval räägitakse ka aramea keelt, kas sa tead seda? Ja kas keegi teab, kus maal räägitakse täna aramea keelt? See on väga hea küsimus. See on viktoriini küsimus. Ma arvan, et hea, kui oleks Mart täna siin, aga ta ei ole. Tema vastaks ära. Ei räägita Iisraelis aramea keelt. Aramea keelt räägitakse täna Iraanis muuseas, üllatus. Ja seal piirkonnas räägitakse aramea keelt. Kas te teate, kelle keel oli aramea keel? Aramea keel oli kaldealaste keel. Kas te teate, kus kaldealased asusid? Kui sa saad panna selle esimese pildi ülesse, selle esimese kaardi, siis mul on täna üsna mitmed kaarte. Nüüd, kui sa näed seda kaarti, kas keegi saaks tuua meelu mulle selle puldi, palun, et siis ma saan punktiga näidata sulle ka mõnda asja. Nüüd, see kaart, ma julgustan teid ühte asja tegema, kui sa uurid piiblit, siis otsi netist kaarte. Ei ole netti. Siis mine kellegi juurde ja tee ennast sõbraks.
Isegi Jeesus ütles sellist asja, et tehke endale sõpru ülekohtuse mammunaga ja ühe teisega. Kaardid on väga head asjad, kui sa uurid piiblit. Vaadake, aitäh, et see aitab meil nagu mõista mõnda asja. Nüüd, siin on impeeriumi pilt ja see impeerium on kaldealaste impeerium. Ja siin räägiti aramäe keelt, vot selles piirkonnas, selles piirkonnas, eks ole. Meedia, see on see meedia, see ei ole mitte meedia ehk siis postimees ja internet, vaid see on meedia kuningriik, Kaldea ja Pärsia ja meedia. Ja vot selles piirkonnas siin, ka tänapäeval räägitakse veel aramäe keelt. Me olime ükskord Soomes ja seal tuli meie juurde üks naisterahvas ja ütles, et tead, mina räägin aramäe keelt, ma olen Iraanist pärit. Nüüd, terve see sündmus, mida me täna uurime, mis Taani raamatus oli, see leidis aset, vaat Paabel on siin. Nüüd väga hea on ju, me kohe näeme täpselt. Siin on Jeruusalemm, siin on Iisrael, selles kohas, vot nii, selles väikses kohas. Ja siin on nüüd Paabel, kuhu nad viidi vangi. Nüüd, miks siin on kaks jutti? Kui me räägime piiblit, sa pead mõistma, kui sa loed Vana Testamenti eriti ja ka Uut Testamenti, sa pead mõistma kahte asja, sa pead mõistma geograafiat, see aitab siin väga palju, ehk siis otsi välja kaarte. Ja teiseks aitab väga palju ajalugu. Võib-olla mõtled, et ma ei ole mingi ajalooline. Aga kui sa mõistad, millises kontekstis kõik need sündmused, mida me uurima hakkame, millises kontekstis need aset leidsid, kas sa tead, kui palju see avardab? Kui palju sa hakkad nägema uusi asju, miks midagi oli nii, nagu ta oli? Teate, me oleme harjunud seda, et me oleme kuidagi harjunud piiblit tõlgendama meie lääne kultuuriruumi sellise valgusega. Aga tegelikult piibel on kõik kirjutatud. Vot see sama kaart, mis meie ees täna on siin, eks ole. Piibel on kirjutatud selle piirkonna kultuuriruumi valguses. Ehk siis Egiptus, kus Iisrael rahvas oli vangis, kus nad läksid siis tõotatud maale. Ehk õieti, kui ma tulen veel kaugemale, see, kus Jumal lõi inimese ja pani ta, on vot see piirkond. Nii. Abraham elas siin, Kaldeuuris. Jumal ütles talle, mine maale, kus ma sulle näitan. Siis ta hakkas astuma, läks siia ja tuli siia tõotatud maale. Nii. Siis nad läksid nälja pärast alla Egiptusesse, seal kasvasid suureks rahvaks, Jumal tõi nad sealt välja ja nad said omale Kaanani maa, tõotatud maa, päris osaks. Nii, ajaloo käigus on need siit laiali tassitud igale poole, eks ole. Aga kõik need sündmused on leidnud aset vot selles piirkonnas, eks ole. See kaart on meie ees. Ja kõik see, mida sa loed piiblist, ehk Vanas ja Uues Testamendis, sa pead aru saama, siin võib-olla kõiki osasid veel ei ole, et Kreeka jääb natuke siia nurga taha. Ka väga palju hellenistlikust kultuurist lähtuvalt on nagu kirjutatud piibel. Aga nii, ma tulen nüüd selle kaardi juurde tagasi. Nüüd ennem kui see, mida me hakkame uurima, 150 aastat ennem. 150 aastat on pikk aeg. Aga piibli sündmuste valguses see ei ole väga pikk aeg. Õieti ma pean minema üks samm veel tagasi. Lähme täna natuke 3 sammu veel tagasi. Kas sa tead, mis juhtus peale kuningas Taavetit Iisraelis? Kes te olete Vanas Testamendis lugenud? Mis juhtus? Mis juhtus Saalomoni päevil Iisraelis? Kõige olulisem asi. Nii, ja mis selle tulemus oli? Nii, mis juhtus, mida Jumal ütles Saalomonile, mis juhtub pärast sind? Vot, väga õige. Keegi on Vana Testament lugenud. Kui sa saad panna selle kaardi, kus on Iisrael seal vana ja uus või see... Nii, nüüd sa näed seda, see on natuke uue maja kaart, aga see osa siin all, ehk siis see, mis kollane on, oli Juudea kuningriik või siis õieti üks suguharu 12, eks ole. Jaakob oli 12 poega ja üks nendest poegadest oli Juuda. Juuda ei olnud esimene. Kes teab, mitmes Juuda oli? Ei, täna ei ole viktoriin, sorry, aga ma lihtsalt ärgitan teid natukene niukseid meie arust vahest mitte olulisi detaili tähele panema. Vot nii, Juuda oli seal kuskil sealkandis, eks ole, ta oli väga kaugel, on ju. Nii, aga Jumal tõotas temale,
Kas sa tead, miks Jumal ütles Juudale, sina saad esimeseks? 3. oli, näed, päris õige ei olnudki. Sinna kanti läks. Et teate, miks Jumal ütles talle, et sina saad esimeseks? Miks Jumal ütles talle, et sinu soost tõuseb päästja, inimkonna päästja, Juuda soost? Sellepärast, kui sa loed seda Jaakobi poegade lugu, kuidas nad läksid omavahel seal tülli ja müüsid Joosepi ära ja Juuda oli see mees, kes tegi kõige sügavama meeleparanduse 12 poegadeks ja ütles Joosepile, et tead, las mina jään orjaks, võta Benjamin, lase temal minna, eks ole, et isa nagu sureb ära. Et sellepärast, et see meeleparandus oli nii sügav nagu temal ja see meele nagu muutus, siis Jumal ütles, sina saad Iisraelis kõige suuremaks suguharuks. Ja nii läks. Juuda kuningriik oli põhimõtteliselt, kuidas me ütleksime, see oli pool Iisraeli. Ja ülejäänud osa, mis siin üleval on, seda nimetatakse väga paljude nimedega, kui sa Vanas Testamendis loed. Seda nimetati Iisraeli kuningriigiks, seda vahest nimetati Efraimiks, seda osa nimetati vaheks Joosepiks, aga sageli seda nimetati siiski Iisraeliks. See tähendab, et kõik ülejäänud 11 suguharu, seda nimetati lihtsalt Iisraeliks ja seda nimetati Juudaks. Vaat, kui sa Vana Testamenti loed, sa pead meeles pidama, et see on see nagu selline kontekst. Sellepärast, et Saalomon hakkas kummardama ebajumalaid, Jumal ütles, pärast sind rebitakse sinult kuningriik. See ei saa olema enam ühte. Nii, nüüd mis juhtus? Pane tagasi see eelmine kaart, palun. Mis juhtus, oli see, et ülemine kuningriik, see ülemine ots siin, see Iisrael, nemad tegid pattu ja nad panid kuldvasikad, 2 tükki. Need, kes me Iisraelis käisime, te olete käinud seal Tel Taani pargis. Vot seal oli üks kuldvasikas pandi sinna ja teine pandi Samaariasse, vot siia. Ja nad hakkasid kummardama kuldvasikaid Jumala asemel. Ja see oli nii suur patt Jumala silmist, Jumal ütles, ma annan teid teiste rahvaste alla. Ja nii juhtus. Ja mis juhtus, oli see, et tulid asüürlased vot siit, läksid siia ja võtsid Samaaria linna, piirasid, valutasid selle ära ja nad viisid terve rahva minema. Vot see sama, kus see punane jutt läheb, näed. Seda samad teed pidi see rahvas viidi siia minema. Ja tegelikult ka tänapäeval need 11 suguharu on üsna ära hajutatud mööda maailma laiali tänapäeval. Aga see, mis jäi, oli Juuda suguharu, see alumine osa, eks ole, see sinine, mis me vaatasime. Ja see oli, Juuda suguharu oli ustavam Jumalale. Neil oli tempel, nad kummarsid seal, aga ikkagi hakkas sisse tulema selline korruptsioon ja pane Hiskija pilt. Ja mitte Hiskija, vaid Sitkija. Ja Sitkija oli tema nimi, tegelikult oli Jojakim oli tema nimi, aga Paabeli kuningas nimetas ta ümber. Nüüd tema oli selline kuningas, kes hakkas vastu Paabeli kuningale ja kuna Jumal Vanas Testamendis kaalus inimesi ja ta vaatas, kuidas inimene on, kas tema teod on millised halvad või head ja ta pani nagu inimesi kaalukaussidele. Ja kui ta nägi, et inimene ei ole õige, kuningas või kes iganes, siis need teod nagu tõid inimese pea peale selle tulemuse. Ja nüüd, mis juhtus, kui kuningas eksis riigis, kui kuningas oli jumalatu, kui ta oli kuri ja õel ja korruptant, siis Jumal andis terve riigi. Ta andis ja tuli see Nebukadnetsar ja viis minema 150 aasta pärast. Võttis ja viis minema ka Juuda suguharu. Nebukadnetsar, tema on siin oma Paabeli kuninga või kuningriigi nagu level. Ja ta võttis parimad rahva seast, ta jättis sinna Iisraeli, kus sa saad panna selle vallutamise pildi sealt. Vaata, järjest neid pilte mul on seal. Üsna palju pilte täna teil näidata. See on pilt, kuidas keegi on maalinud, üks kunstnik keskajal siis Jeruusalemma vallutamist. Ta vallutas ära terve Jeruusalemma ja viis kaasa rahva ja parima varanduse ja osa siis kuningakoja riistu ja ta viis minema ka, ütleb väga huvitavalt seal, ta viis minema osa templi riistu. Nüüd miks ta ütleb osa? Ta ütleb osa sellepärast, et ühte kõige olulisemat templi riista kuningas Nebukadnetsar ei leidnud üles ja teate, mis see oli? Mis te arvate? See oli seaduselaegas.
ja ta ei leidnud seda ülesse, sest juudid peitsid selle ära. Ja seda ei ole tänapäevani leitud, kujutage ette, sellest ajast peale. Nüüd me oleme väga oluliste sündmuste nagu käigus. Nüüd, kui sa vaatad oma seda kava, siin on ka üks kõige ülemise tulva peal, on aastaarvud. Nüüd, kolmas asi, mida sa pead tähele panema piiblis, on aastaarvud. Need on tavalised asjad, mida, kui me loeme piiblit, me ei pane neid tähele, see on kuidagi nagu tühine asi. Nüüd, kui sa vaatad seda tähte BC, see tähendab before Christ, ehk siis enne meie aja arvamist eesti keeles on ju. Nüüd, need sündmused leidsid aset kuskil umbes 605 või rohkem aastat siis ennem Kristust natukene, eks ole, nii. Tuli siis Nebukadnetsar, võttis 5 need minema, eks ole, ja kõik need sündmused on kirjutatud, kui sa vaatad 605 kuni 534, enne meie aja arvamist hakati lugema aega, kuidas öelda, maha, eks ole, kuni nullini, kuni Kristuseni. Nii et väga pika aja jooksul. Me näeme sealt seda, et Daniel elas väga vanaks. Väga vanaks. Ta oli umbes 90 või rohkem, ta võis olla veel, kui ta kirjutas viimase peatüki. Ilmselt pärast seda ta elas veel edasi. Ja Jumal andis talle pikad aastad seal, selles vangipõlves. Ja nüüd sa võid kirjuta veel üks asi üles, 2 kuningate 25. Vaat sealt sa võid lugeda täpselt, kuidas see juhtus. Mis seal toimus, kuidas see vallutamine seal käis, eks ole, ja 2 kuningate 25. Nii, nüüd Paabel, pane mõned Paabeli pildid. Paabel oli tolle aja, me võiksime öelda maailma keskpunkt, see oli maailma impeerium. Tänapäeval meil ei ole olemas sellist linna, kui oli Paabel. See oli maailma kõige luksuslikum, kui pane Paabeli pildid, luksuslikum ja ilusam linn. See linn arvati, et ta oli mega suur linn, et see linna müür seal ümber oli umbes 100 kilomeetrit pikk, kui teete, 60 miili. Et see oli meeletu suur linn tegelikult, tolle aja kohta. Sel ajal ei olnud nii suuri linnu, nagu täna on, sest rahvastik maailmas oli üldse väiksem. See linn oli ehitatud selle jõe keskele. Frati jõgi jooksis sealt keskelt läbi ja lõikas selle linna nagu pooleks. Ja kui te võib-olla teate veel sellist huvitavat tähelepane väga olulist nagu sündmust ajaloos, mis võib-olla piiblisse otseselt ei puutu, aga Nebukadnetsar oli tohutu suur ehitaja. Tema oli nagu võib-olla mõnes mõttes sarnane, kui oli juutidel Herodes. Tohutu ehitaja. Ma arvan, et isegi rohkem. Tema oli selle linna põhimõtteliselt teinud. Ja üks maailma imedest, kas te teate, et tänapäeval loetakse 7 iidset maailma ime. Kas te teate, mis oli see üks nendest maailma imedest, mis oli Paabeliga seotud? Vot, nägid. Keegi ometi teab aedadest midagi. Need olid sellised aiad, mis oli ehitatud, mul on üks pilt ka seal vist kuskil, aga see on väga sükene, keegi ei tea, millised need täpselt olid, aga seda loetakse nagu maailma imedeks. Need olid sellised rippuvad aiad, mis oli ehitatud nagu tasemetena, see oli tohutu keeruline ehitus seal selline. Ehk siis tema Nebukadnetsar ehitas selle oma kuningannale, oma naisele. Nii et, mehed, okei. Istutage oma naisele aed. Jah, väga huvitav, et siis naised saaksid seal tööd teha. Ma väga kahtlen, et see kuninganna seal tööd tegi. Aga vähemalt ta sai seal ringi käia. Nüüd, kui me vaatame, kui me tuleme selle raamatu nagu iseloomustamise juurde, siis Danieli raamat on apokalüptiline raamat. Nüüd, see sõna apokalüpsis on kreekakeelne sõna ja see sõna, me teame, et seda sõna kasutatakse ilmutuse raamatu kohta. On tehtud igasuguseid filme, mille nimeks on pandud apokalüpsis ja ma ei tea, mis iganes, eks ole. See räägib ilmutuse raamatust ja see sõna iseenesest räägib nagu avamisest või ilmutamisest. Ja Danieli raamat on ka selline. Nüüd Danieli raamat on nagu jagatud 2 ossa. Esimene on peatükid 1-6. Ja sealt hakkame peale. Ja seal on räägitud väga vapustavaid lugusid. Ja need lood ei ole mitte kirjutatud sellepärast, et me nagu loeksime neid ja ütleksime, vau, küll on ikka kihvt asi, mis toimus. Vaid need sündmused tegelikult seal on kirjutatud, ma usun selle pärast, et näidata meile, kuidas võib elada selle maailma keskel ühte kompromissitut elu kristlasena. Nüüd mõtle,
kui meie täna väga sageli kristlased ütlevad ka nii, et teate, meie maailmas on nii raske, tead, inimesed on nii jumalatud ja nii, tead, küll on raske siin ikka olla usus tugev ja nii. Kuule, kui Paabelis need 4 meest, kellest põhiliselt see sündmus räägib alguses, need esimesed 6 peatükki, kui nemad said seal jääda ustavaks Jumalale, siis kui palju lihtsam on meil seda tänapäeva ühiskonnas teha. Sel ajal ei teatud midagi elavast Jumalast. Ometi nendel õnnestus oma ustavuse ja kompromissitusega jätta niivõrd tugev jälg sellesse ühiskonda kuni kuningakojani välja. Et korduvalt me loeme seda, kuidas kuningas ütles, et see Jumal, keda need mehed teenivad, selle eest peab terve maailm värisema, tead. Wow! Milline mõjutus? Kas meie ei saa oma maailma selliselt mõjutada? Ma arvan, et me saame. Nendel ei olnud isegi püha vaimu sel ajal. Mõtle selle peale. Nad olid lihtsalt ustavad. Nad olid lihtsalt kompromissitud. Ütlesid, meie ei anna alla, tead. Meie ei hakka mängima. Me oleme tõsised Jumala asjadega. Ja nii juhtus. Teine osa sellest on peatükid siis 7 kuni lõpuni ja need peatükid räägivad meile ilmutustest. Seal Daniel hakkab rääkima ilmutustest, mida ta sai. Ja need ilmutused on, kui need oleks kirjutatud pärast neid sündmused, siis me võiksime öelda selle kohta, et need on väga täpselt kirjeldatud neid sündmuseid. Aga me peame arvama seda, et need oli kirjutatud umbes 2 aastat ennem, kui need asjad juhtusid. Jumal näitas Danielile, kuidas hakkavad maailma asjad minema. Kuhu hakkab maailma, millised impeeriumid tõusevad, millised mehed tõusevad. Jumal näitas talle Aleksander Suurest. Olete kuulnud sellisest mehest, on ju? Jah. See mees, kes vallutas 30, kui ta oli 30 aastane, eks ole, ta oli vallutanud terve maailma ära, tal ei olnud midagi vallutada. Ta seisis seal Indias ja vaatas ja nuttis ja ütles, mul ei ole enam midagi vallutada, ma olen terve maailma ära vallutanud, on ju. Ja Jumal näitas talle Aleksander Suurest, ta näitas talle maailma impeeriumi, kuidas nad lagunevad, kes tõuseb, mis hakkab juhtuma, on ju. Et teate, mis see meile ütleb? Me võiksime öelda, et see oli tore ajalugu, eks ole, ja ajaraamatus on see ka kirjas ju. Teate, mis see meile ütleb? Jumal ei ole ükskõikne selles, mis juhtub maailmas poliitiliselt. Me vahest kristlastel arvame seda, et ei tea, kas Jumal, tal on see poliitiline maailm, täitsa kamapuha, et temal on see taeva kuningriik. Ja selles mõttes on see tõsi küll, et loomulikult taevas ja taeva kuningriik on tähtsam asi, aga sõbrad, Jumal täpselt juhib ja kontrollib neid asju, mis juhtub maailmas poliitiliselt, mis juhtuvad riikisündmustes. Me elame täna Eestis, eks ole. Teate, Jumal hoolib Eestimaast. Jumal hoolib neist sündmustest, mis leiavad, kes ta juhib, ja Jumal teab neid asju, ja Jumal kontrollib neid asju. Wow! Ja Jumal räägib meile neid asju vahest ette, kui me vajame seda teada. Nii et ütleme, et Uues Testamendis seda raamatut liigitatakse kui sellist apokalüptilist või prohvetlikku raamatut. Aga teate, mis on väga huvitav? Kui ma vaatasin nagu Heebrea vana testamenti, siis Heebrea vana testamendis on Danieli raamat, see on nüüd üks tükk Danieli raamatust, kui sa oskad lugeda, siis sa võid lugeda seda. Et vanas testamendis ei ole Danieli raamat liigitatud prohvetite hulka. Heebrea keeles on sellised nagu ka lahterdused, eks ole, seal on nagu ktuvim, on Toora kõigepealt, eks ole, mis on 5 Moose raamatut, siis on ktuvim ehk siis kirjutised ja siis on neviim, mis on prohvetid, eks ole, ja siis on veel psalmid ja õpetussõnad nii. Ja hämmastav lugu on see, et Danieli raamat on juutidel pandud kirjutiste hulka, ehk teiste sõnadega, nemad ei näe seda kui prohveti raamatut, vaid nemad näevad Danielit kui ühte tarka nägijat, ühte tarka meest. See on ka üks väga selline erakordne nagu selline sündmus. Nüüd ma usun, et Danieli raamat, see valmistab meid mitmes mõttes ette Jeesuse teiseks tulekuks. See on väga huvitav, et viimasel ajal eriti on tõusnud üles see teema. Kui sa oled ka lugenud igasuguseid asju, mis maailmas toimub, täna eriti Iraani sündmused, siis teate, miks Iraan tänapäeval teeb tuumarelva, kas te teate seda? Vot täpselt nii, ja teate, miks ta tahab Iisraeli hävitada? Sellepärast, et nad usuvad, et praegu, kui sa islami usust üldse midagi tead, ma arvan, see oleks midagi hea teada,
Islami usk on see, et nendel on olnud 11 suurt õpetajat. Ja nüüd nad ootavad viimast 12. Ehk siis meie keeles messiat. Ja nad teavad seda, et nende Koraanis on kirjas see, et kui tuleb see 12. Mahti, eks ole, teda nimetatakse Mahtiks, mitte messiaks. Kui Mahti tuleb, siis Mahti viib meid pühasse sõtta. Ja neil on vist kirjas ka siuke asi, pidi isegi olema kirjas, et nemad lähevad ja templimäele panevad seal oma lippu, eks ole, Jeruusalemmas ja hävitavad siis kõik ära, eks ole. Ja see on see põhjus, miks nad täna tuumarelva teevad. Nad sõna otseses mõttes ja nad ei häbene ega varjagi seda, eks ole. Räägitakse messia tulekust. Moslemid räägivad messia tulekust, eks ole. Juudid räägivad tänapäeval ka messia tulekust väga palju. Kui palju enam siis meie kristlased, eks ole. Ja kui sa loed Taanieli raamatut, siis sa näed seda, kuidas Jumal näitas Taanielile sündmused, milles meie täna elame. Ja ma usun, et see raamat aitab meil nagu valmista ette ka messia tulekuks, Jeesuse teiseks tulekuks meid, kristlasi. Nüüd on hämmastav, et Jeesus tsiteeris väga palju Tanielit. Jeesus tsiteeris Tanielit. Sa loed Jeesuse tsitaate. Ta ütles, et kui Jeesus rääkis Mattuse 24. peatükis hävituse koletisest, kes pannakse templisse, siis ta ütles selle kohta niiviisi. Hävituse koletis, kellest ka prohvet Taaniel rääkis. Oled sa lugenud? Tuleb meelde sul selline koht on ju. Jeesus tsiteeris Tanielit. Wow. Nii et Taanieli raamat on seotud lõpuajaga. Nüüd ma tahan sulle rääkida veel, ma ei saa kuidagi sellest punktist üle. Natuke üldse Vana Testamendi mõistmisest. Kas sa tead, et Jumala juures, nüüd jäta see asi meelde, nüüd raiu see asi omale meelde. Alati, kui sa loed Vana Testamenti, või kui sa isegi Uut Testamenti, aga rohkem Vana Testamendis, on 2 sellist väga huvitavat tõde, mida, see on nüüd puhtalt minu leiutis. On olemas paralleeltõde ja siis on olemas spiraaltõde. Ja las ma räägin sulle need 2 asja lahti. Esiteks, paralleeltõde tähendab seda, et kui sa loed ühte asja Vanast Testamendist, mis räägib ühest konkreetsest sündmusest, siis see on Jumala tõde, mis käib nende konkreetsete inimeste kohta vot siin, eks ole. Näiteks, kui sa loed, ma ei tea, kus iganes, võtad lahti piibli, loed, Jumal räägib Iisraelist. Kas sa tead, kui hämmastav on see, kui palju räägib näiteks Jesaja raamat on ju. Iisraelist, Jeruusalemmast. Need on sõnumid Iisraelile, Jeruusalemmale. Ja selles mõttes meie Uue Testamendi rahvas, me võiksime Vana Testamendi panna kinni ja öelda, et no jah, küll on kena, see räägib Iisraelist, aga meie oleme täna eestlased. Teate, siin eksisteerib üks selline asi Jumala sõnas kui paralleeltõde. Ehk teiste sõnadega, loomulikult see käib Iisraeli kohta. Aga see käib ka paralleelselt sinu kohta, kes sa oled usklik Jeesusesse Kristusesse. See käib sinu kohta. Nii et sa võid Vana Testamendi teha lahti, Jesaja raamatu teha lahti, eks ole, lugeda siit, ütleb piibel, ära karda, Jaakob, sina ussike, sest mina olen sinuga. Okei, väga kena, Jumal, sa oled Jaakobiga, jah? Aga teate, sina võid püsti hüpata ja ütelda, jess, Jumal, sa oled minuga. Teate, miks? Sellepärast, et see, mida Jumal ütles Jaakobile, ma natuke rääkisin sellest pühapäeval ka, see, mida Jumal ütles Jaakobile, oli tõotatud Abrahami soole, kes meie oleme täna Kristuses. Ja see käib täna sinule. Ehk teiste sõnadega, see tõde on tõde Iisraelile, aga see tõde on tõde sinule. Need on 2 paralleelselt jooksvat mõtet läbi terve Vana Testamendi. Halleluuja. Nüüd, spiraaltõde on natukene huvitavam. Spiraaltõde on selline asi, mis jookseb spiraaliga. Spiraal on nagu, vaata autol olid vanasti sellised vedrud, ma mäletan taga, Moskvitsil, sellised vedrud. Ja kui see katki läks, siis oli korras. siis sai sõita enam kuskile. Selline spiraalvedru, mis tuleb niis ülevalt alla. Nüüd, kui sa kujutad ette nagu aega spiraalina, siis see spiraal hakkab peale ühest punktist ja ta tuleb alla. Ja see spiraal kohtub ühes kohas. Kui sa tõmbaksid nüüd selle spiraali peale ühe jutti ülevalt alla, siis see kohtab seda sama kohta natukene kõrgemal, aga samas kohas. Nüüd, mis ma mõtlen selle all?
ma mõtlen selle all, et piibel räägib väga palju selliseid tõdesid, mis küll on olnud. See on olnud. Ja Taaneli raamat räägib eriti palju asjadest, mis juhtusid ja olid. Ja kui sa mõtled nii, Jumal, miks sa paned siia kirja selliseid sündmused nagu Aleksander Suurest ja Antiochosest, eks ole, kes oli üks tema nagu järeltulijaid ja Kreeka impeeriumist ja Rooma impeeriumist. Jumal, miks see meile korda läheb? Me oleme usklikud, me usume tead Jeesust ja amen, on ju. Meil ei lähe see korda. Aga teate, miks see läheb meile korda? Just selle sama asja pärast, et ka väga paljud need tõed, mis Jumal on kirjutanud piiblisse, ei ole lõppenud, vaid see tuleb spiraalina jälle selle sama koha peale, need samad sündmused, need samad asjad, mis ajaloos on olnud, nad tulevad esile. Isegi need isikud. Nad tulevad tänapäeval esile, need isikud. Nüüd üks nüüd ma võiksin mitu sellist väljendust tuua. Näiteks on väga palju olnud selle spiraali peal isikud, kes on esindanud Jeesust. Näiteks võta piiblist Joosep. Ma võiksin sulle täna lugeda 120 sarnasust, mis oli Joosepil ja Jeesusel. Ehk eksisteeris üks isik, kes oli Joosep. Ta müüdi vangi, ta pandi kaevu, pandi maa sisse, eks ole, ja ta lunastas oma vennad. Ta päästis nad kindlast surmast, eks ole. Ja nüüd läheb aeg mööda, 1000 aastad, tuleb keegi teine isik, eks ole, kes on täpselt nagu selle spiraali peal, nagu oli Joosep tollel ajal. Ja see ei ole mitte ainus. Seal vahepeal mingisuguse spiraali ringi peal on veel Taavet, on veel mitmeid väiksemaid kujusi, kes ka suuremal või rohkemal määral rääkisid Jeesusest, kes tegid samu asju paralleelselt, tegusid nagu tegi Jeesust. Ehk aeg nagu tuli ja läks, eks ole, aga tulid samasugused inimesed. Teine on asi, see spiraaltõde on väga huvitav. Kui sa loed piiblit, siis sa näed, et ka sündmused on väga sageli spiraalina liikumas. Näiteks, kui sa loed Taaneli raamatust, me jõuame selleni ülejärgmises korras, loodetavasti, kus ta räägib sellest kujust. Kui sa nüüd etteruttavalt loed sellest kujust, mida Jumal näitas kuningale, seda nägemust, ja Taaneli seletas selle nägemuse, eks ole, pea oli kullast, seal, eks ole, jalad ja käed ja siis jalad olid, need varbad olid vasest või rauast ja vasega saviga segatud, sorry. Ja ta rääkis ühest, seal punktis ta rääkis ühest riigist, ühest konkreetsest riigist, ja me teame, kes see riik oli. Sest see on ajalugu. Ja see riik oli Rooma riik. Raud oli Rooma sümbol. Raud oli Rooma sümbol. Tugev, raudne, raudse käega valitses, neil oli raudne distsipliin. Raud on nii võrdeline nagu Rooma riigiga. Nüüd, kui sa loed Ilmutuse raamatu 13. peatükki, siis tead, mis sa näed seal? Järgmine mees, kellele Jumal näitas nägemuse, oli Johannes Patmose saarel. Ja need nägemused, mida Johannes nägi seal, olid väga identsed sellele, mida Daniel nägi. Ja teate, mis seal tuleb? Seal räägib, ma praegu ei hakka nagu aja pärast võib-olla nagu sinna pöörduma, aga sa võid seda ise otsida selle kirja kohe üles, kus ütleb nii, et see metsaline, kes tuleb, on see, kes on olnud. Ta tuleb sügavusest taas üles. Ja teate, mis see on? See on Euroopa Liit. Ehk Euroopa Liit ei ole mitte midagi muud, see ei ole üks uus asi, see on üks asi, mis on olnud. Ehk see on vana Rooma võimu taastamine. Ja sõbrad, see ei ole mitte kaugeltki seal, kus see saab olema ühel päeval. Et teiste sõnadega, see on olnud, aga see tuleb jälle. See sündmus, see riik, see impeerium. Ja me näeme, kuidas see tänapäeval ehitub üles. Ja ühel päeval see saab olema sellises ilguses ja väes. Nii et me näeme neid sündmuseid, neid isikuid, neid aegu, mis spiraalina liiguvad läbi piibli ajaloo. Üks, mis on veel väga tähelepanuväärne, on antikristus. Kas sa tead, kui palju on olnud piiblis antikristuse sümboleid, isikuid? Jälle, sa pead piiblit lugema. Sa näed, et oli selline isik nagu Antiochos, kellest räägib ka Taaneli raamat, me jõuame temani ka. Etteruttavalt näiteks Danieli 8. peatükis räägib temast, eks ole.
ja tema oli antikristuse nagu sümbol, ta tegi samu tegusi, mida antikristus hakkab tegema, kui ta tuleb. Ehk paralleeltõde või spiraaltõde. See sama isik eksisteeris, eks ole, kuskil 300 aastat enne Kristust ja nüüd 2300, ma ei tea, millal ta tuleb, aga ma ei taha pakkuda sulle aastaarvu, aga 2300-2400 aastat hiljem ta tuleb jälle esile, see samane vaimsus tuleb jälle esile. Ja nagu Johannes ütles oma kirjas, et neid antikristuseid, neid väiksemaid on olnud ennem ja neid tuleb jälle. Eks ole, teate seda kirja kohta? See antikristuse vaim on maailmas mõjutamas ja neid tuleb jälle. Ja siin me näeme seda, kuidas aeg liigub paralleelselt, sündmused liiguvad, inimesed liiguvad. Me võiksime seda mõtet väga laiendada, see on väga huvitav mõte. Jeesus ütles, teie teete neid tegusi, mida mina teen. Vau! Ehk teiste sõnadega, Jeesus ütles selle spiraali peal, kui teie tulete ajaloos esile, teie võite teha samu tegusi, mida Jeesus tegi. Halleluja! Need teod, mida Jeesus tegi, on tehtud, aga meie tuleme ajaloos mingis punktis üles, meie võime ka teha neid tegusi. Vau! Need teod ei ole mitte apostlite teod, ei ole raamatus kirjas mitte selle jaoks, et me loeme, ütleme, vau, mida need mehed tegi, vaid me võime need lugeda, ütelda, me võime ka neid tegusid teha. Me võime ka minna maailma, kuuluta evangeeliumi, võita inimesi. Meie võime ka paletada haigete eest, eks ole. Ja nad saavad terveks. Meie võime teha samu tegusi. Halleluja. Tänu Jumalale. Nii et me näeme neid kahte huvitavat tõde läbi Vana Testamendi. Nii et hoia need kaks asja meeles, kui sa loed Vanast Testamendist läbi. Nii, nüüd me teeme piibli lahti ja hakkame lugema. Jõuame lõpuks ka piibli lugemiseni, piiblitunnis. Daniel, see nimi tõlkes tähendab Jumal on kohtunik. On väga huvitav, Jumal on kohtunik. Ja ma usun, et ka see avaldub nagu see nimi, et nagu ma olen seda palju kordi rääkinud ka, et nimesi ei pandud Vanas Testamendis inimestel lihtsalt niivisi. Noh, paneme Malle nimeks, võt sellele inimesele Malle ja sellele Jutta ja sellele Kalle. Et Vanas Testamendis pandi nimi ja inimene, see oli nagu prohvetlik samm. Inimene hakkas elama seda nime välja. Või siis teiste sõnadega see nimi hakkas mõjutama teda väga tugevasti. Kas sa tead, miks pärast need 4 meest, kellele me nüüd jõuame, nende nimed muudeti ära? Teate, miks? Sellepärast, et ka kurat teab seda, et see nimi, mis sinule on pandud, see hakkab mõjutama sinu olemust. Kui sul on üks nimi, sa hakkad elama välja seda nime, tead. Ja see Nebukadnetsar, tead, oli niisugune vend, eks ole, tema muutis need nimed ära, tegi oma päraseks need nimed, tead. Teeme Paabeli päraseks nimed, eks ole. Nagu Venemaal ka sageli pannakse teised nimed, eks ole, et lähed sinna, siis sulle pannakse, ma ei tea, Koolja ja Valja ja, eks ole, Eesti nimed kõik tehakse ümber. Meie nimed, meil nagu oleks raske paralleeli tõmmata sellist asja, sest meie nimed ei tähenda midagi. Meile meie nimi ei ütle midagi täna. Mitte midagi, see ei mõjuta meid, meil lihtsalt on nimi, sellepärast, et see on parem kui number, eks ole. Parem, kui ma kutsuksime kedagi siin, ma ei tea, 72 või 69 on ju. Et noh, kui me peaksime igat ühte kutsuma näiteks isikukoodi järele, eks ole, see oleks raske, see on liiga pikk. Aga tollel ajal nimi mõjutas ja Daniel oli Jumal on kohtunik. Ja Danieli kaudu Jumal ka sageli mõistis kohut Paabelis. Me jõuame nende asjadeni. Aga jätta see meelde. Jumala kohtunik, tähendab Paabel. Daniel. Nii. Loeme siis 1.1. Juuda kuninga Jojakimi 3. valitsuse aastal tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar. Tema õieti oli Nebukadnetsar teine. Neid oli ka mitu. Nii et tema oli Nebukadnetsar teine. Jeruusalemma alla ja piiras seda. See on väga huvitav, et 3. aastal ütleb siin, et tema 3. aastal nüüd 3 on piiblis üks selline arv, mis on alati seotud inimese katsumise, testimisega, proovimisega. Ja kui me loeme Vana Testamentis, me näeme seda, kuidas väga sageli juhtus seda, et jälle mingisugune kuningas kuskil on ju, arvas, et tema läheb ja võtab püha maa ära, on ju. Ja ta tuli ja mis juhtus?
ta pidi põgenema. Mäletan seda lugu, kuidas midjanlased tulid. Ja Gideon tõusis üles ja 3 mehega lõi need lihtsalt mättasse Jumala väes. Amen. Mäletan seda, kuidas 1 ja 2 ja 3 tuli ja kui nad olid jumalikud inimesed, siis Jumal andis võidu neile. Aga nüüd see number 3 tähendab ühte testimist. 3. aastal tuli üks test Iisraeli rahvale. Ja sõbrad, ma usun ka seda, et see number 3, et ka vahest meie elus tuleb mingisugune testimise aeg, et Jumal tahab näha, mis me oleme. Ja see tuleb testimine meile. Kas me kukume läbi, põrume läbi või me oleme võidukad. Nüüd siin oli Jumala rahvale üks testimine. Ja vaata, mis ütleb Salm 2. Nüüd see näitab, mis selle testimisega juhtus. Ja Issand andis tema kätte Juuda kuninga Jojakimi ja osa kuningakoja riistu, et pane tähele osa, sest ta ei saanud kõige olulisemat asja, eks ole, seaduslaegast. Ja ta viis need Sineari maale oma Jumala kotta, ta viis riistad oma Jumala varakambrisse. Osa Jumala koja riistu ta viis need lihtsalt minema, eks ole. Ja nüüd Jojakin on huvitav, et ka Jojakin viidi, ta silmad tehti pimedaks ja ta viidi ja ka tema nimi muudeti ümber Sitkias, sellepärast see vahest ajab segadusse, kui sa loed, eks ole, Sitkia ja Jojakim, et kas see on 2 meest seal või? Ei, need on 1 mees, aga jälle, Paabeli kuningas, mis Jojakin? Sitkia oled sina. Muutis nime ära niisi, pumm, eks ole. Kõik need sündmused, mida me loeme Taaniel raamatu 1. peatükis, on leitud ka ajaloolised tõestused Kaldeast. Te teate, et seal, kui sa oled koolis käinud ja ajalugu õppinud, siis koolis õpetakse just tavalise keskkooli ajaloos seda, et see piirkond ka siin on väga ajaloorikas koht. Sealt on hästi palju leitud, nemad tähendasid väga palju asju üles just savitahvlite peale. Kiilkirjas, eks ole. Neil on siuke omamoodi kiilkiri. Ja väga palju on leitud ajalootahvlid, kus on kirjutatud Sitkia nimi või Jojakimi nimi, tema pojad ja kõigest sellest, eks ole. See on ajaloo poolt tõestatud asi. Nii et Jojakimist sai siis Nebukadnetsari alam. Ta võttis ta kaasa sõjasaagina siis, eks ole. Nüüd sa tead ka seda, et sellel ajal elas prohvet Jeremiia. Nüüd, kui sa loed Taanieli raamatu algust, siis loe ka ühtlasi Jeremiia kirja. Need profeteeringud, mida Jeremiia profeteeris, kui sa loed Jeremiia profeteeringud, siis need olid üsna karmid, üsna manitsevad sellised, ja sa näed seda sellest, kuidas Jumal tahtis päästa seda rahvast. Ta tahtis tuua seda sõnumit neile, hei, kuule, see on meeleparanduse koht, kui te ei paranda meelt, on ju, siis tuleb Paabeli kuningas ja ta vallutab selle linna ära. Ja kõik tulid, ütlesid, Jeremiia, pane suu kinni, tead, on ju. Kui sa loed Jeremiia raamatut, ma olen vahest mõelnud Jeremiia peale, et milline jube elu oli selle prohvetil. Kui teete, ta visati kaevu. Ütled, kuule, sai jäävaitjad, võeti, visati kaevu, ta oli nabast saadik mudas seal nädal aega, on ju. Sellepärast, et ta kuulutas Jumala sõna, ta ei olnud vait, on ju. Meid ei ole kedagi Jumala sõna kuulutamise pärast kaevu visatud veel. Nii et kuuluta edasi. Aamen. Kuni sind visatakse kaevu. Ja siis ära ka peata, vaid kui sind välja sealt unnatakse üks päev nagu Jeremiia, kuuluta edasi, eks ole. Ja kuningale ei meeldinud see, mida prohvet rääkis, aga see prohvet ei olnud vait ka. Ta kogu aeg õiendas ja karjus nendega, sest et see näitab seda, kuidas Jumal armastab oma rahvast. Ja teate, sõbrad, me näeme ka tänapäeval seda, et Jumal tahab meid päästa ja säästa. Ja teate, kuidas Jumal seda vahest teeb? Jumal keerab mõne kraani kinni meie elust. Ja meie mõtleme, no nüüd on jama värk, on ju. Hakkame Jumalat sõimama kohe. Jumal, miks nüüd nii läheb, tead? Miks hästi ei lähe? Miks on masu? Miks on see? Miks on teine? Teate, mis see on? Jumal tahab, et sa tuled tagasi teatud asjade juurde. Jumal tahab sind tuua. Kui Jumalal oleks meist ükskõik, siis ta ei ütleks meile midagi. Ta annaks meile hea põlve võib-olla. Meil oleks väga hea elada ja me ei saagi aru, et me läheksime omaga metsa. Aga see märk just, et Jumal nagu korrigeerib, ta tahab tuua tagasi oma rahvast nende asjade juurde. Ja sama oli ka tolle aja piiblis, tolle aja ühiskonnas. Nüüd loeme Salm 3. Ja kuningas käskis
Aspenast oma kammerteenrite ülemat, et ta tooks Iisraeli lastest nii hästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast noori mehi, kelledel ei oleks ühtki kehalist viga, kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teaduses, targad ja arusaajad ja kes oleksid kõlvulised teenima kuningakojas ja neile pidi ta õpetama kalde ja kirja ning keelt. Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja viinast või siis veinist, mida ta ise jõi ja nõnda pidi neid kasvatama 3 aastat, et nad selle järele võiksid astuda kuninga teenistusse. Nüüd loeme 6. salmis ka. Ja nende seas olid juuda lastest Daniel, Hanania, Miisael ja Assaria. Ja kammerteenrite ülem pani neile nimetas Danieli Beltsasariks, Hanania Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja Assaria Abednegoks. Aga Daniel võttis oma südames ette mitte roojasta ennast kuninga roaga ja tema joodava veiniga ja ta taotles kammerteenrite ülemalt, et tal ei oleks vaja ennast roojastada. Nüüd pane see pilt võib-olla see. Et see on väga huvitav nagu tähendus sellel asjal, et nüüd, kui me tooksime selle paralleeli tänapäeva maailma, siis väga sageli me usklikena ütleme ka niiviisi, et noh, meie elame selles maailmas ja ega meie nagu väga palju ei saa teistmoodi teha, me peame ka ikkagi nagu minema selle vooluga kaasa ja tegema nii, nagu maailm teeb ja ajama asju, nagu maailm ajab, on ju, ja maailm petab maksuametit, noh, mis meiegi teeme ja maailm teeb nii ja maailm teeb naa. Sõbrad, siin oli 4 meest. Ja nemad ütlesid nii, tead mis? Meie ei söö seda toitu ja meie ei joo seda veini, mida kuningas. Meie võtame mitte sellega roojasta. Nüüd, ma toon sulle selle nagu tähenduse hetke pärast ka, aga et miks see nii oli. Aga mõtle, nende südamehoiak. Sellepärast oleks võinud need väga kergesti, noh, kui mitte ära tappa, et nad kuninga käsule vastu hakkasid, siis lihtsalt lüüa tagasi sinna, kus nad tulid. No ma arvan, et ega Iisraeli rahval ei olnud just kõige lõbusam põli seal Paabelis, eks ole. Kuskil nad seal elasid oma ette, nad oli orjarahvas, eks ole, neil kindlasti ei käinud käsi nii hästi nagu päris rahval, aga mõtle nüüd, neil 4 mehel selles suhtes vedas, et neid õngitseti välja sellest massist, eks ole, ja nüüd oli nende võimalus. Kujutate, neil oli võimalus saada parema järje peale. Kuninga kojas, wow, milline toit on ju. No ma arvan, et sellist toitu lihtne orjarahvas seal kuskil, kus nad elasid seal oma muldonnides või kus nad elasid, eks ole, nad võisid und näha sellest. Aga nüüd nendel on võimalus, wow. Ja nad oleksid väga vabalt võinud nagu leida vabandusi, et noh, jumal, sa näed, et ega me ei saa teistmoodi, sest noh, me peame, sest muidu näe meil noh, nii ja naa, eks ole. Ei, need mehed võtsid ühe seisukoha. Me näeme juba algusest peale seda, milline oli nende meeste süda. See oli kompromissitu. Nad ei and järgi selle maailma survele. Nad olid valmis loobuma asjadest ja nad olid valmis minema kuni selle kohani, et isegi loobuda oma elust. Mõtle selle peale korraks. Tänapäeval väga vähesed inimesed võib-olla, ma ei tea, võib-olla sa kaotad töökoha või jah, et sa võib-olla seisad mingisuguse asjaga väga, väga tõeliselt, eks ole. Aga pane tähele seda, et nendel oli palju rohkem nagu mängus selles küsimuses. Ja need mehed ei läinud selle kompromissile. Nüüd see taust võib-olla on nagu selles, et see toit, mida neile toodi, oli nagu paljud piibliuurid arvavad seda, et seda ohverdati ebajumalatele. Et see toit, mida toodi nagu kuningale, see käis nagu, kuidas öelda, läbi kuskilt ebajumalate templitest, siis ennem tehti sellega mingid tseremooniad seal ja nagu Paulus räägib seal selles leivamurdmise kirjakohas 1. Korintuse kirjas, et see liha, mida ohverdatakse ebajumalatele, see on nagu teemonitele seal ohverdatud, eks ole. Ja see oli nagu üks põhjus, aga teine oli ka see, et juudi rahvas, sa tead, kui sa loed nagu Moosese raamatud ehk siis Toorat,
sa näed seal seda, kuidas Jumal andis neile ühe konkreetse toitumise koodi. Ta ütles neile, et tohite seda süüa, seda ei tohi süüa. See oleks väga huvitav uurida ka neid asju. Sa pead tõesti armastama piiblit, et neid kirjakohti lugeda. Muidu see muutub sulle igavaks. Aga et lugeda seda, kuidas Jumal andis neile toitumise koodeksi, eks ole. Et sa tohid süüa ainult neid kalu, millel on soomus. Aga neid, millel soomust ei ole, sa ei tohi süüa. Angerjat näiteks. Ja siis ta ütles, et sa tohid süüa ainult neid loomi, kellel on sõrad, kellel on käpad, neid sa ei tohi süüa, eks ole. Ja seda tohid ja seda ei tohi ja siis tohid ja nii tohid ja see oli päris keeruline koodeks, kui sa nii võtad, eks ole. Ja nendel oli see, nad Vanas testamendis, sa pead ühest asja aru saama, nemad said Jumalaga õigeks nende asjade läbi. Nüüd, Uues testamendis me teame seda, kui me loed Apostlite 10, et kui see lina tuli alla selles Peetruse nägemuses, siis Jumal ütles isiklikult Peetrusele, mina olen selle puhastanud. Teate, mis see tähendab? See ei ole enam roojane. See tähendas seda, et selle läbi meie täna enam ei saa õndsaks. Sina ei saa lähemale Jumalale, kas sa sööd, ma ei tea, angerjat või silku või kas sööd sa seda pea või sabaga või ilma või mis iganes. See ei muuda sinu suhet Jumalaga. Eks ole, tänapäeval kas sa sööd ära kassi või jänese, on ju, ei ole vahet, on ju. Hea tisu. Üldse mingit küsimust ei ole. Aga Vanas testamendis oli see, et olid teatud loomad, mis olid roojased. Ehk teiste sõnadega, kui sina sõid seda, siis sa roojastasid ennast. Ehk teiste sõnadega, sinu ja Jumala vahele tuli kohe üks sein. Sa tegid pattu, sa olid kohe nagu, sa olid nagu roojane Jumala silmis, eks ole. Ja seal oli siis ka see puhastamise protsess oli päris keeruline tol ajal. Nii et me peame aru saama sellest, et miks need mehed võtsid selle seisukoha. Nad võtsid selle seisukoha sellepärast, et nad ei tahtnud oma suhet Jumalaga rikkuda. Armsad sõbrad, tänapäeval on ka asju, mis rikuvad meie suhet Jumalaga. Kui kergesti vahest me kuidagi mõtleme, et no Jumal, sa näed, et ega ma ei saa muud moodi või ma teen siin nii, on ju. Aga sõbrad, me näeme seda, et kuidas Jumal pani tähele nende meeste südamehoiakut, nende noorte südameeste hoiakut, eks ole, seal. Ja me näeme seda, kuidas see oli üks test neile seal. Ja Jumal ka vahest meie elus toob meile selliseid teste, number 3-sid. Ja ta paneb need proovile. Ja nüüd, mida siis edasi juhtus siin? Juhtus edasi sellist asja, et Daniel palus kammerteenrite ülemust ja ütles nii, et kuule, ära too meile seda toitu, too meile vett ja juurikaid, puuvilju. Nüüd ühte asja mina pean ütlema ka siia vahemärkuseks seda, et tegelikult ka siin on üks selline saladus, et väga oluline meie toitumise menüüs on suur roll on ka kliimal. Et kui ikkagi -30 on väljas, siis väga raske oleks olla taimetoitlane. Ja võib-olla mõni taimetoitlane kuulab meid ja mõtleb, et ma olen ikka taimetoitlane. No Jumal õnnistagu sind. Ja ma ei taha nagu selle vastu midagi rääkida, aga ka inimese organism on see, kui sa sööd taimetoitu sellises kliimas, nagu on seal, see mõjub selle hoopis teistmoodi. Ja tegelikult seal olles sa ei tahagi süüa liha, ega rasvaseid asju, ega sellist loomset asja. Et see sul nagu organism kohe nõuab ja vajab teist asja. Kui me oleme siin -30, sa vajad rohkem rasva. Õnnis on see, kellel on siin midagi, eks ole. Et see, kellel ei ole siin midagi, siis häda sulle, sul on külm. Lõdisid ja klõbised kogu aeg, on ju, eks ole. No, ja peab olema, on ju, eks ole. Nii et selles suhtes see mängib ka nagu rolli. Et ära mõtle nagu selle peale, et kui nemad hakkasid sööma ainult taimetoitu ja jooma vett, eks ole, et see oli nende jaoks mingisugune hull nälgimine või enda piinamine või mingi sadism. Ei olnud. Selles kliimas see mõjubki teistmoodi. Ja teiseks, seal maal on palju rohkem puuvilli kui meil on ju. Meil on porgandid, õunad, kaalikad, peedid, eks ole. Juurikatest mõned salatid, tomatid, kurgid ja mõned puuviljad ka ja ongi kõik. Seal on nii palju, et sa võid panna need laua peale ritta, sa ei tea nende nimesid, on ju. Igaüks on eri maitsega ja nii edasi, eks ole. Et see on nagu ka teine küsimus, et kui meie mõtleme oma mõttes, eks ole, siin, et et nad olid, piinasid ennast selle taimetoiduga, siis tegelikult mitte. See oli nende jaoks hoopiski teine kontekst, nii et jälle, kui sa loed piiblit, sa pead mõistma konteksti. Miks see asi oli nii? Ja kui sa saad sellest aru, eks ole, siis Jumala käsk sinule ja minule ei ole täna, et kuule,
nüüd kõik liha ära, sööge juurikaid ja jooge vett peale. Head isu, eks ole. Et see ei ole nagu see mõte. See ei muuda sinu suhet Jumalaga. See ei tee sind õigeks. Aga Vanas Testamendis see oli õigeks saamise viis. Sa alistusid sellele käsule ja see oli ainuke viis. Ja 9. salm ütleb nii, ja Jumal laskis Taaniel leida heldust ja armu kammerteenrite ülema ees. Salm 10 ütleb nii, kammerteenrite ülem ütles Taanielile, ma kardan, et mu isand kuningas, kes on määranud teile roa ja joogi, näeb siis teie palgid olevat viletsama välimusega kui teistel teieajalistel noortel meestel ja nõnda te viite minu pea hädaohtu kuninga ees. Taaniel ütles nii, ta ütles nii, tee ometi oma sulastega 10 päeva katset ja meile antagu taimetoitu süüa ja vett juua. Siis vaadaku sinu juuresolekul meie välimust ja nende noortemeeste välimust, kes söövad kuninglik rooga ja talita siis oma sulastega, nagu sa heaks arvad. Nüüd see sõna, või see number 10 on jälle huvitav number. See on täiuslikkuse number. Lõplikkuse number, 10. Kui on 10 midagi, siis on lõplik arv. Ja siin oli ka nagu Taaniel tõi nagu, et vii meid täiesti sellest testist läbi, lõplikult, täiesti. Ja mis toimus? Mis toimus? Vaatame salm 14. Ja ta kuulas siis selles asjas neid ning katsetas nendega 10 päeva. Ja 10 päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu lihavam kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuninglik rooga. Siis ülevaate võttis ära nende roa ja nende joodava veini ning andis neile taimetoitu. Nii et me võime öelda, et ka Jumal tasub ustavuse. Siit sellest peatükist, see on meile õppetund, eks ole. Kui me oleme ustavad sellega, mida me teame, et on õige teha, isegi siis, kui see paistab, et see toob meile kaotuse ja hävingu ja mis iganes, eks ole. Kui meie teeme seda, siis Jumal on omalt poolelt ustav. Ja teate mis, kui sa loed seda lõpuosa, see on minust üks vapustavam osa sellest, nagu tervest sellest alguse stardist Taaniel raamatule. Ja siin ütleb nii, ja Jumal andis neile 4 noorele mehele tarkust ja taipu igasuguses kirjas ja teaduses ja Taaniel sai aru igasugustest nägemustest ja unenägudest. Ja kui kuningas neid küsitles, eks ole, pärast, siis ta leidis neid olevat targem 10 korda. 10 korda. Vau! Nüüd ära ütle mulle, et see oli mingisugune loomulik, et lihtsalt tuupisid 100 korda rohkem ja siis said 10 korda targemaks. Ei, see oli lihtsalt Jumala tarkus selle eest, et nad olid nõus olema ustavad. Sõbrad, kuidas on lugu meiega? Kas me oleme nõus ka olema ustavad? Halleluuja! Kui sina oled selles kompromisslikus maailmas, kes teenib ebajumalat, nagu Paabelis oli, tead, 1000 ebajumalaid, kus sina oled nõus jääma selleks, kes sa oled, selles maailmas, kuulutama seda, kes sa oled, olema see, kes sa oled, kelleks Jumal sinna on kutsunud, siis Jumal tasub seda sinule. Amen. Ja Jumal teeb sulle suuri üleloomulikke asju. Salm 21 ütleb väga huvitavalt, et ja Taaniel jäi sinna, ehk siis kuninga kotta, Koorese või siis õieti selle, meie piibel tõlgib selle kuninga nime Kooreseks, tegelikult on Küüros. Ja Küüros on ajaloost tunda kui kuningas, kes lubas minna Nehemial tagasi ja Estral, et ehitada üles Jeruusalemm ja tempel. Nüüd see ütleb meile seda, et algusest lõpuni Taaniel elas ühe pika elu, ühe hea riigimehe karjäärina. Ta tegi maailma kõige edukama poliitiku karjääri. Ja millest see algas? See algas just õigest otsast peale. Ja sa võid lugeda nagu Estra raamatut ja Nehemia raamatut ja siis sa loed, nendest raamatutest sa loed, kuidas Taaniel raamat lõppes. Et see on väga huvitav, kui ma jõuan natukene võib-olla endast ette täna, aga me kohe lõpetame ka. Mõtle selle peale, et vähestel inimestel on tegelikult olnud selline õigus elada sellise pika elu ja sellise hea põlve. Loomulikult Taaniel oli ka natukene üles alla, kui sa loed, kui me sellest raamatust läbi loeme.
aga sõbrad, see on tähtis, et me teeme oma elus ühe alguse, et võib-olla kui me oleme selle hetkeni elanud, kuidas me oleme elanud, aga kui me teeme ühe alguse, ütleme, vaat sellest hetkest peale ma tahan elada Jumalale ja tahan elada õieti ja tahan olla selline, kes ei tee kompromissi, siis Jumal on ustav oma sõnale. Ma tahtsin midagi rääkida sellest Küürosest veel, et tema laskis tagasi minna Iisraeli rahva ja väga paljud neist läksid tagasi, nad läksid ehitama siis Nehemiaga seda müüri, eks ole, ja osad läksid siis ehitama Estra ajal templit, eks ole, ehitasid templi jälle uuesti ülesse. Aga väga huvitav on, et Daniel ei läinud. Daniel ei läinud, tema jäi Paabelisse, ta oleks võinud ka minna, eks ole. Aga ta ei läinud ja teate, miks ta ei läinud? Et tema nagu nägi seda, et Jumala kutse tema jaoks on ollagi selles Paabeli riigis ja mõjutada seda riiki. Et sõbrad, siin maailmas see on ka nagu selline võrdpilt, et me võiksime ka siin maailmas nagu võib-olla vahest minna paremasse kohta ja teha seda ja teist ja kolmandas, aga võib-olla Jumal on meid kutsunudki olema ühes raskes kohas, ühes patuses kohas, ühes kurjas kohas ja mõjutama seal. Et me siin Romkaga just rääkisime ka täna päeva jooksul seda, et me peaksime algama peale nagu oma elus ka sellega, et me küsime, Jumal, mida sina tahad, et ma teeksin? Kuhu sina tahad, et ma jääksin? Kas sa tahad, et ma olen Paabelis või sa tahad, et ma lähen Jeruusalemma? Muidugi kõikide juutide süda, nagu me loeme siin neid psalme, mis ütleb, et me igatsesime seal nende jõe kallastel, eks ole, et Jeruusalemma järele, eks ole, ja nii edasi, ja nutsime seal ja mis iganes on ju. Ja kõik juudid väga tahtsid minna. Aga sõbrad, vahest me peame nagu hakkama peale sellest otsast, et me küsime Jumala tahet esmalt. Aamen. Ja see koht, kus Jumal meid paneb või saadab või istutab, on just see koht, kus me saame kõige rohkem mõjutada. Et kui sinu tahe, südame igatus on ka see, et Jumal, mina tahan olla üks mõjutaja, siis sa pead hakkama peale sellest, et sa küsid, Jumal, kus on minu mõjutuse koht? Danieli jaoks see oli Paabel. Nehemia jaoks see oli see, kui ta läks tagasi sinna Jeruusalemma ja hakkas ehitama seal, eks ole. See oli tema mõjupiirkond. Samamoodi Estra, eks ole. Ja kõik selle aegsed inimesed, nad igaüks leidsid oma koha, oma ülesande. Ja Nehemiast on väga huvitav lugeda esimeses peatükis, kui sa loed Nehemia raamatut, siis Nehemia just ütleb ka, et kui sa näed seda, kuidas, kui tema kuulis neid sõnumid, mida need inimesed, kes tulid Jeruusalemmast, nad tõid, et Jeruusalemm on varemes ja maa on maha jäetud ja see on nagu nii õnnetu, siis midagi puudutas tema südant. See ei lasta tal magada, ta istus mitu päeva maas, ta ei söönud ja ta paastus. Ja see oli näha, et see oli nagu midagi, millega Jumal tema sees tegeles. Aga Daniel oli teistsugune mees. Tema koht oli seal, on ju. Olla seal kuningriigis, mõjutada seal. Nii et jälle veel kord, et kus see sinu koht on? Kus sina mõjutad seda maailma? Ma arvan, et Daniel raamatuga üks selline, nagu see esitab ka meile selle küsimuse väljakutse, et me oma elus oleksime omas maailmas, selles kohas, kus Jumal meid on istutanud. Amen. Selline oli siis esimene piiblitund, sissejuhatus. Ja järgmine kord lähme edasi nende lugudega ja nende näidetega ja asjadega siis, mida me edasi loeme, nii et kas ei ole põnev Danieli raamat? See on väga põnev raamat. Nii et see läheb järjest põnevamaks. Amen.